tere, mu ilusad, kaunid, kobedad, edukad, külluses hulpijad, väliselt ja seest kaunid hinged. On ilus sissejuhatus. Vaat selline peaks olema entusiasm ja elu selline ekstaatiline lähenemine, eks ju. Et oleks kogu aeg, hingel on see nagu hästi normaalne. Et meil on nagu segadus selles mõttes, et mis selle nende soovide ja naudingutega siis on, et ühtepidi, see oli pühak, et ta loobus sellest ja sellest maistest, igasugustest mõnudest ja rõõmudest. Ja siis sa vaatad seda pühakut või üldse pühamehi, ma olen vaadanud dokumentaalselt ise suhelnud inimestega, kes on justkui loobumuslikud materiaalses maailmas. Ja siis sa vaatad, et ega see Ananda või see õndsus, ega neil seda vähem ei ole. Ma toon sellise näite, et ütleme, et sa oled mingist kutist ja köölist sisse võetud ja sulle hing, ma nii nagu tahan seda, aga tema mind nagu ei taha eriti. Ta nagu ei ole vaimustus, ma nagu üritasin küll, aga ma vist ei vea välja nagu. Ja siis sa võidki nagu nööri kaela panna, mõtled, et õnnetu armastust, keegi ei armasta mind. Eks ju, sa tahad armastust, õndsust tunda, eks ju, ja kui järgi ei anna, siis oled depressioonis. Ananda õndsust, aga sa võid minna näiteks arendada, ütleme, et sa oled näiteks šamaani juurde ja ütled ka šamaan, et mul on kõik, ükski naine või mees ei taha mind, ma olen selline luuser, ma ei ole välimusel eriti hea ja mind ei taha keegi, ma olen üksik. Šamaan ütleb, et kuule, näed, siin on puu. Vaat see Ananda ja õndsuse tunne, sa võid seda igalt poolt lüpsta välja. Kallista seda puud, vaata, räägi selle puuga, eks ju, nagu ma ka täna duši all käisin, eks ju, teil oli võib-olla raskem päev. Täna mõtlesin, issand Ananda, mõtle, mul on vesi, peseb mind, eks ju, pärast tegin külma vett ka, eks ju, ja siis sooja külma, eks ju. Et see on nagu hea, sest elu on niimoodi, et kus vabatahtlikult askeese sooritad, siis see on parem. Tervisele ja, sest elu nagu nii paneb sind askeese ja probleeme läbima, eks ju, sest külm vesi on ka vaata hea karastus, et sa nagu ei taha teda, aga korraks teed ära, siis on jälle hea, eks ju, see on nagu teine snitt, eluline snitt, aga siis sa võid nagu arendada selle tänulikkust, ekstaasi ja Andat õndsust, sa saad nagu vees sellise laksuad isegi rohkem kui see kööl, või kutt, kes oleks öelnud, et sa meeldid mulle ka. Saad aru, niimoodi arendada, nagu see šamaan ka metsas, ütleme, arendab sulle, et näed, see on lilleke. Õpi nüüd kogema ekstaasi ja tänulikkust loo ja emakse maa suhtes või jumala suhtes, kas keegi soovib. Et see lill on jumal, räägib suga selle läbi ilusa lille emake maa, annab sulle selle lihtsalt vaadata ja nuusuta seda lille, seda ilu nagu nautida. See on kui Ananda. Et meie see materiaalne maailm, ta nagu petab meid ära, eriti see urban ühiskond, et õnn on siis, kus on nii. Aga siis väiksed asjad nagu väiksest peast me punksid olime, saime rõõmu igast väiksest asjast, see nagu kaob ära. Ja siis see lõpuks ei oskagi lihtsatest asjadest ja see, mis Jumal sulle iga päev, iga hetk annab ja võimaldab, see ei pane neid tähele. Käid see duši all ära näiteks. Aga tegelikult duši all sa saad oma Ananda kätte ja samamoodi ma tahtsin öelda pühakud ka, et kui sa vaatad Jeesust või Sira Prabhupadat, eks nad ei olnud sellised, me loobusime kõigest, et meil ei ole pangaarvet, meil ei ole, ma ei tea, mingid vasakule paremini mõnusi, me oleme siin õnnetud maailma raskuses, ei. Nad nägid seda maailma raskust ja nutsid ka, eks ju, igatsusest Jumala järgi ja kaastundest meie vastu ja aitasid ja kõik, et see, mäletad, kuidas ma ütlesin ka, et see kõige kõvem mees on see, kes on valmis teiste nimel ka ise kannatusi enda peale võtma. Aga point on see, et nemad tundsid mingit salapärast teist Anandat, mis oli veel kvaliteetsem kui see Ananda või see õndsus, mida me siin materiaalses maailmas, eks ju, seal kuulsus, rikkus ja kõik see värk, eks ju, väline ilu. Et kus nemad, sest nad ei elanud nagu, nad ei olnud kuival. Kui sa nagu räägid seal, räägin vaimse õpetajaga, vaatan, kui lapsemeelne, kui rõõmsameelne, kuidas ta oskab nagu teistest asjadest saada Anandat, igavestest asjadest. Seda elu rõõmu, ta ei ole nagu kokku kuivanud selline askeet, kes lihtsalt nagu hambad risti, need momente on kõigil, isegi materialistil on need momente, et tuleb mingid hetked midagi saavutada, peab askeese sooritama, aga ma räägin üldiselt see Ananda või õndsuse, armastuse kvaliteet lihtsalt tuleb seda arendada endast nii, et sa oled täiesti lõpuks sõltumatu. Sa võid arendada nii kaugele selle, eks ju, sest hing on nagu nii igavene. Hingel ei ole hirmu. Sa võid millest välja vaadata, issand, sinine taevas. Taevas peegeldab Jumala keha värvi, öeldakse, või öeldakse, et päike nagu Jumala silm. Ja vaatad päikest, surja narajanat või praanat või taevast, seda värvi ja kõike. Sa võid sealt saada sellise laksu, et sa ei saa üldse võrrelda seda, kui sa saaks mingi
sa võid arendada see nii kaugele, et see ei anna võrrelda selle, kui sa istud troonile, sul on mingi hip-hopi videos on 7 kööli, kes on põlvili su ees, et joo, sa oled hästi hea muskel, on see nagu kõik vaatad, mine metsa, mis mees. No saad aru, sa võid arendada nagu teistmoodi Anandat, ma ise endale räägin põhiliselt.